Inimesed hindavad teid nagunii vastavalt oma tujudele ja vajadustele, sõltumata sellest, kui head te tegelikult olete. See tõde heidab valgust meie igapäevaelus toimuvale dünaamikale, kus inimeste arvamused ja hinnangud on sageli muutlikud ja subjektiivsed. Need on sõltuvuses kõigest välisest ja sisemisest toimuvast. Tuleb mõista, et iga inimene on ainulaadne ja tema hinnangud sõltuvad paljuski tema isiklikest kogemustest, tunnetest ja hetkeseisundist. Kui keegi tunneb end näiteks õnnelikuna ja rahulolevana, võib ta teisi inimesi vaadelda positiivsemas valguses. Samas kui keegi on kurb või vihane, võib ta olla inimeste suhtes kriitilisem ja hinnata teisi negatiivsemalt. See subjektiivsus tähendab, et meie väärtus ja võimed ei ole hinnatud alati objektiivselt ja õiglaselt. Samuti mõjutavad hinnanguid ka inimeste vajadused ja soovid. Kui inimene tunneb end näiteks ebakindlalt või alaväärsena, võib ta alateadlikult püüda teisi maha teha, et enda enesetunnet parandada. Sellised hinnangud ei peegelda tegelikku reaalsust, vaid pigem hindaja sisemist seisundit. Seetõttu on oluline mitte lasta end liialt mõjutada teiste arvamusest, vaid keskenduda omaenda väärtustele ja saavutustele. Lisaks on ühiskonnas tihti ka olemas teatud ootusid ja normid, millele inimesed püüavad vastata. Need ootused võivad tekitada survet ja stressi, mis omakorda mõjutavad meie hinnanguid teiste suhtes. Näiteks kui keegi ei vasta teatud ühiskondlikele standarditele, võib ta saada negatiivseid hinnanguid, isegi siis, kui ta on oma valdkonnas väga osav ja kompetentne. See rõhutab vajadust olla teadlik ühiskondlikest ootustest ja normidest ning mitte lasta neil mõjutada meie enesetunnet ja enesehinnangut. Maailm on piisavalt suur, et olla seal, kus sa oled piisav sellisena, nagu sa päriselt oled. Ja vastad juba loomu poolest kõikidele vajalikele normidele. Oluline on meeles pidada, et kuigi inimeste hinnangud võivad olla subjektiivsed ja muutlikud, ei tähenda see, et me peaksime neile täielikult ükskõikseks jääma. Vastupidi, me võime kasutada neid hinnanguid enesearengu ja enesetäiendamise vahenditena. Kui keegi annab meile konstruktiivset tagasisidet, saame sellest õppida ja oskusi parandada. Kuid samal ajal peame oskama eristada konstruktiivset kriitikat alusetust kriitikast ja mitte lasta end mõjutada negatiivsetest arvamustest, mis põhinevad hindaja isiklikel tunnetel ja vajadustel. On ülioluline võtta igast tagasisidest endale see vajalik ja unustada see, mis ei ole tegelikult meile vajalik ja edasi viib. Kokkuvõttes. Inimesed hindavad teid nagunii vastavalt oma tujudele ja vajadustele, sõltumata sellest, kui head te tegelikult olete. Seetõttu on oluline olla teadlik sellest dünaamikast ja mitte lasta end liialt mõjutada teiste arvamustest. Keskenduge omaenda väärtustele ja saavutustele, samuti enesearengule ning olge kindlad oma võimetes ja oskustes. Oleme kõik ainulaadsed ja väärime tunnustust oma pingutuste ja saavutuste eest, sõltumata sellest, mida teised meist arvavad. Meie väärtus ei sõltu teiste hinnangutest, vaid ainult meie enda enesehinnangust ja eneseusust. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!